Tere! Täna räägime taliteraviljade sügisesest umbrohutõrjest. Ja esimesena oleme tulnud siis künnipõhise harimisega talirukki põllule. Nagu siin näha on tegelikult talirukis meile endalegi üllatuseks olnud väga kiire arenguga, et sisuliselt jõudis ta siin sellesse faasi napilt 10 päevaga ja nüüd on meil tuli takkus, et saada siia herbitsiid õige ajal tehtud. Ja vaataks siis üle need toimeained, mis täna nagu sobivad mullapõhiseks toimeks. Ja kuna siin on künnipõhine harimine, siis käimegi kõigepealt selle nimekirja nagu läbi. Ja 2 enam levinud toimeainet sügiseseks kasutamiseks on Eestis siis diflufenikaan ja prosulfokarb. Reeglina edasimüüjad turustavad neid siis eraldi ja sobiv segu tuleb siis ise kokku segada. Et selle juhendi saate kindlasti ka edasimüüja käest kätte ja seal on siis mõlemal toimeainel registreeritud kasvufaasiks enamikul etikettidest 1-3 pärislehte, aga soovitan siin tähelepanelikult jälgida ka taimekaitsevahendite registrit, sest erinevatel tootjatel on see erinevalt nagu reguleeritud. Et põlluraamatu täitmisel ja pritsimistööde planeerimisel peab olema täpne ja korrektne nagu alati. Aga vaatame veel üle mõned segud, mis Eestis nagu levinud on ja turul ka saada on, et võib-olla järgmisena mainiks ära pendimetaliin ja picolinafeen. Et seal on tegelikult siis pendimetaliin kindlasti nagu rohkem mullatoimeline, aga tootja on picolinafeeni pannud sinna segusse juba tehases kanistrisse juurde kontaktse mõju parandamiseks. Ja samamoodi on siin siis 1-3 lehe faasis reguleeritud see pritsimine ja etiketilt soovitan siis vaadata täpselt kulunormi. Ja nagu öeldud, on rukki areng olnud sellel sügisel soodsate tingimuste tõttu oodatust kiirem ja täna ongi tegelikult meie põllul juba viimane minut umbrohutõrje tegemiseks, et seejuures tuleb siis jälgida seda, et me ei oleks läinud kasvufaasis liiga kaugele ja täna on siin ka põllul näha, et rukkis sisuliselt on napilt siin 3 lehes, et me loodame ka selle pritsimise täna homme ära teha, kui tuleb tuulevaiksem moment. Aga veel paar momenti, mida siis mullapreparaatide puhul jälgida kindlasti, kui pritsimist planeerite, et muld peab olema niiske, et ei ole kindlasti otstarbekas minna neid tooteid kasutama, kui muld tolmab ja ei ole piisavalt niiskust. Ja kindlasti veekogus, et pritsimisveekogus mitte vähem kui 200 liitrit hektarile, sest mullapreparaat peab moodustama mullale siis kile, mis siis pärsib ära või siis tapab ära need umbrohud, kes on veel täna tärkamata. Ja siin on näha, et siin on juba tärganud ka hulgaliselt umbrohtusid, osad pärislehes, osad idulehes ja sellepärast me oleme valinud välja siis kombineeritud mõjuga herbitsiidisegu, millel on olemas nii mulla mõju kui kontaktne mõju. Nii et neid aspekte soovitan siis kindlasti silmas pidada. Ja hiljuti lisandus veel valikusse päris huvitav segu, kus on siis 2 toimeainet juba pakendis kokku pandud akolinafeen, mis on meile varasemast ajast tuntud herneherbitsiidina. Ja sinna juurde on lisatud siis diflufenikaan, et võib-olla selle segu juures väärib märkimist päris soodne hektari hind ja küllaltki hea spekter, aga rõhutan siis ikkagi tegu mõlema toimeaine puhul mullapõhise toimeainega, mis siis töötavad eelkõige läbi taime juurte. Ja siin mainiks viimasena meil ära ühe vanema toote, kus on siis sees flufenatseet ja diflufenikaan ja kuna flufenatseet on siis tegelikult minemas Euroopa Liidus ja Eestis keelu alla ehk see toimeaine kasutamine keelatakse ära, siis selle toimeaine kasutamine on lubatud veel kuni järgmise aasta sügiseni. Nii et seda kaupa on veel turul napilt saada, aga see flufenatseet on ka päris hea tõhusa toimega, nii et kellel on ladudes olemas, kasutage ära, et ei tekiks siis ka järgmise sügisel ohtlikke jäätmeid. Et selline kokkuvõte praegu siis mullatoimelistest herbitsiididest taliteravilja põllul.